Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma, ütleme seekord Pärnumaal Paikuselt, kus toimus Euroopa meistrivõistluste etapp Enduros. Esmakordselt Eestis toimunud tiitlivõistlus tõi meile sportliku edu. Klassivõidid jätsid koju Aigar ja Martin Leok, samuti nii vajaliku rahvusvahelise tunnustuse. Kas võib öelda nii, et selle võistlusega on Paikus ennast maailmakaardile sõitnud? Ma võin öelda küll, et see on suur spordipidu, mis on meieni jõudnud ja ma pean tänama selle juures meie sportlasi ja eesotsas motosportlasi, kes on läbi aastate, läbi aastakümnete teinud kõvad tööd, ise esinenud ja tänu Toivo ja tema meeskonnale on see pidu jõudnud meile. Ja tõesti selline rahvusvaheline võistlus sellises suuruses ja sellises arukas osavõtus, see on küll Paikusel esmakordne. Kuulda on, et kas ilmastik on olnud soode, kas rada on ikka piisavalt raske? Kui eile Toivoga rääkides, siis Toivo ütles, et rada ongi liiga heaks läinud ja ütles, et väike viht kuluks ära ja näete, jumal on ka motosportlaste poolt, et tuli väike sorts vihma ka ja ma usun, et nüüd on kõik fantastiline ja see rada peaks väga palju sportlikke elamusi pakkuma kõigile. Praktikas üldse sellele etapile panib? Ei mida. Vältida suuremaid riske ja lihtsalt lõpuni sõita. Hea trenni mõttes ja eks Soome, Rootsi on järgmised etapid, et seal on, ma arvan, täpselt sama Liiv ja Juurikad ja hea trenni mõttes kindlasti. Oled siin Paikusele ennem ka sõitnud, kas see Euroopa etapi rada on nüüd raske? Ei ole ausalt öeldes Endurost ei ole sõitnud, kestvuskrossi küll on sõitnud, aga Endurost ei ole siin ja ei päris hea, tundub, et Toivo on kõva töö teinud ja tehnikale on see raske? Kindlasti, et päris raske liiv on ja pehmed kohti. Väga raske ei ole tehnikale, aga kindlasti, et Tšikkel ikka sõidab 6 tundi järjest, et seda ikka annab sõita. Aigar Leok, number 406, ei kuula Aplaudi. Esimesed etapid kaasa teinud Hinnast aastal 2001 oleme esimest korda Enduro. Tõnu, kas võib öelda, et on koduraja eelis ka selle? Eks natuke ikka on, jah. Natuke tean ikka, kus siin need soojad läheb metsast. Rada on tegelikult päris palju muudetud. No on, aga see pinnas on ikka selline kodune, et see mets on üsna sarnane, mis ta varem oli ja võib-olla polegi nii oluline, kus see rada täpselt jookseb, aga see pinnas on nagu nii tuttav, et siis on üsna nagu mõnus olla. Sellest roheline Enduro sõit, et mis siis krossi meile kõige raskem siin on? Ma arvan, on see, et rahulikuks jääda ja just nende juurde ja niisuguste turbaukudega toime tulla, et ei oska ei tea, kuidas veel neid täpselt võtta. Paar näevad tagasi, kui sai proovimis käidud, siis turbaugud on nii palju haiget, et täna on niisugune nagu jänes püksis natuke. Tõenäost Riisa! Vähemalt Riisa Sikker läks käima kui esimene võit. Kui valmis sa olid selleks Euroopa etapiks? Aga ma ise eriti valmistada ennast nagu ei suutnud siia selleks võidusõiduks, aga rada vähemalt sai valmis tehtud ja ma proovin siit oma vana ja vaistu pealt sõita selle sõidu ära siin. 2 päeval ootas võistlejaid ees 60 kilomeetri pikkune ring, mida läbiti mõlemal päeval 3 korda. Eesti sõitjad kasutasid edukalt ära oma koduradade eelise. Aigar Leok oli mõlemal päeval kindlalt oma klassi E3 võitja. Avapäeval oli Aigar ümberasses teine, kaotades vaid 2,3 sekundiga Roostesele Larssonile. Teisel päeval oli Aigar Leok kindlalt päeva kiirem ja see tähendas ühtlasi ka seda, et Aigar Leok oli terve nädalavahetuse kiirem endurosõitja Paikusel. Martin, kuidas on esimene ring sõudnud? Praegu on ilusti, et esimene katse kohe, esimesed treffid olid kohe üle mütsi minek, et algus jääb kõige parem, ütleme, aga siis hakkas tulema. Praegu võib rahul olla, ei ole veel puurima jäänud kuhugi. Võtame rahulikult ja 2 ringi täna ees ja homme 3 ringi veel, et tuleb puhtalt läbi tulla. Aigar Leok oli 2 päeva kokkuvõttes
oma klassi võitja ja kiireim ka üldarvestuses. Paneme edasi siis, tuleb Martin Leok oli edukalt alustanud EM-sarja Itaalias ja tuli koduvõistlustel klassis E2 junior 3. kohale. Konkurentidele ei andnud ta erilisi võimalusi. Veteranide klassis oli Toivoniku Pensius esimesel päeval 5, kaotades päeva kiiremale sakslasele Werner Müllerile 3,5 minutiga, aga Vahur oli 21. kohal. Alvar Proos pidi kahjuks esimesel päeval katkestuma. Teisel päeval oli Toivoniku Pensiuse hoog palju parem ja ta lõpetas 3. kohaga, võitja oli taas Müller. E3 klassis sai Toomas Riisa esimesel päeval oma klassis 8. koha, kaotades Aigar Leokile pisut üle 5 minuti. Tõnu Kallost oli esimesel päeval 10, teisel päeval oli Riisa aga taas 8 ja Kallast lõpetas 9. kohaga. Ega nalja ei ole, see juuritada nii libes. Liiga 2 on vaatust veel hullem, et läbi saad, niuke suss on. Üldse ei vea, no paljud on juba üleval. Ja Soon juhib ja ma panin juba känu ühe telgis kivi peale. E2 klassis oli Egon Ümpraus esimesel päeval 15. kohal. Kas puud liiga lähedale ei tule metsas? Tulevad küll kogu aeg. Puud ei ole nii olla, et need turbaugud on täna ikkagi palju hullemad. Ja minu ees minema 2 auku edasi, järgmine täpselt samamoodi saduvad turbad. Ei ole hullu, esimene ring saab ilusti läbi, et polegi see aasta ühtegi Endurot saanud niimoodi, et ühtegi viga ei ole esimene ring kohe teinud. See Crossi ja Extreme katse, need on täitsa okei, aga selle võidusõidu see põhikatse, see Enduro, seal peab veel esimene ringiga juba minut kaotus. See on koht, mida peab harjutama. Aigar, kuidas on sõjunud selline? Hästi, aga ise peab suurem paama. Et nii paks liiv, et muidu kõrrastad päris kolvi ära ja jooksud kokku. Eks ma vaatan, proovin ära vahetada ja siis teisel ringile hooga. Aigar, kas maailmakarika etappide ka mehed ise teevad tööd? Ikka. See ongi see Enduro võllu. Tsiklit peab teadma. Tuleb saad jõudu juurde? Ei, et lihtsalt, et ta ei saa piisavalt bensu peale. Nii raske vedu on liivad. Kõrvetab ära muidu kolm. Kas on piisavalt? No ma ei tea. Eks see näha päeva lõpus ole. Või ma ei tea, võib-olla siit vaatame aega, võib-olla vaatame tulemust üle. See on vaja keerama. Juba tead, kus kohast annab võita? No, veel ei tea. Eks see näha ole. Rada muutub nii palju iga ringiga. Eks see näha ole. Tule siia põllanduda. Räägi, kuidas on läinud siia? Praegu on 2 esimest katset läinud väga hästi. Täpaldusi ei olnud. Ja mine tea, võib-olla oli just see kodune Euroopa meistrivõistluste etapp selleks lüliks, mis nüüd sügisel tõi Aigar Leokile ajaloolise edu. Eestlane seisis esmakordselt Enduro maailmameistrivõistluste etapi kõrgemal astmel. Just samalaadse maastikuga võidusõidul Soomes Aigar Leok selle suure võiduga sai. Kogenud mehena oli see talle ometi suureks üllatuseks. Kui veel 2 aastat tagasi oleks mulle keegi öelnud, et ma võidan Enduro maailmameistrivõistluste etapi, siis oleksin seda hea naljana võtnud. Maailmameistrivõistluste kokkuvõttes on Aigar Leok hetkel 3. Viimane otsustav etapp sõidetakse 20.–21. oktoobril Prantsusmaal. Paigusel toimunud Euroopa meistrivõistluste etapp sai juba kohapeale võistlejatelt palju kiita.
Rahvusvahelise motoföderatsiooni president itaallane Vincenzo Mazzi saatis aga Eesti motoföderatsioonile tänukirja. Enduro Euroopa meistrivõistluste osalejad olid väga rahul paikusetapi korraldusega ja suurepärase vastuvõtuga, mis neile Eestis osaks sai. Ma õnnitlen Eesti Motoföderatsiooni ja korraldajad Paikuse motoklubi tehtud töö eest, mis annab kuvandi mootorrattaspordist kogu Euroopas. Samas peeti ka Eesti ja Balti meistrivõistluste etapp Enduros. Esimesel päeval oli klassi E3 esikolmik Aigar Leok, Toomas Triisa ja Tõnu Kallast. Klassis E2 Martin Leok, lätlased Lauri Sermanis ja Jaanis Winters. Ja seenior 40+ klassis oli esimese päeva võitja Einars Winters, teine Kaivaniku Pensus ja kolmas soomlane Vesterinen. Teisel päeval oli esikolmik klassis E3 täpselt sama. E2 klassis oli aga taas kiirem Martin Leok ja seenior 40+ klassis sai esikoha Kaivaniku Pensus, teine Einars Winters ja kolmas Janne Vesterinen. Aasta oli selline kvalifikatsioonivõistlus, kas oli kindel usk ka, et saate selle etapi endale? No kui võib-olla mina bürokraadina kahtlesin, siis ma julgen öelda, et sportlased olid sellest veendunud ja nad andsid 100% endast ja nagu näeme, see tasus ära ja võistlus tuli meile. Soome kaardihooaja lõppvõistlusel Boris tegi ainsa eestlasena kaasa Aix Racingu tiimipiloot Ralf Aron. Selle hooaja Rotax juniorklassi Eesti ja Balti meister sõitis seekord tema jaoks uudses KF3 klassis, kus tegi igati korraliku etteaste. Kvalifikatsioonivõistlusele läinud just kõige paremini seda rasketes ilmastiku tingimustes ja eelfinaaliks andis seda alles 9. stardikoha. Suurepärase sõiduga tõusis Ralf aga 4. ja kui ta läks finaali suurte lootustega, siis kahjuks esimene kurv rikkus esialgsed plaanid ja uut tõusu tuli alustada 9. kohalt. Viimast libedal rajal õnnestus tal end ometi poodiumile sõita. Lõpptulemusele 3. kohaga võib igati rahule jääda. Ühtlasi oli see heaks ettevalmistuseks Rotaxi maailmakarika finaaliks, mis sõidetakse Portugalis. Tänaseks kõik. Aitäh vaatamast. Mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.